Meil on tegevusluba põhikooli 3. astmes ja gümnaasiumi astmes tegutsemiseks ja mitte statsionaarses vormis. See tähendab seda, et siis põhikoolis me saame vastu võtta õppijaid alates 17. eluaastast ja gümnaasiumis siis kõiki, kes soovi avaldavad. No muidugi eelduseks on gümnaasiumisse põhikooli astme läbimine. Ja oleme siis tegutsemas e-õppe koolina ehk siis meie kõik tegevused on läbi veebipõhise õpikeskkonna Moodle ja lisaks veel kasutame seal sõltuvalt õppeainest ka muid lahendusi, mis on kõik siis internetipõhised. Kuna teil on e-õppe, kas teil siis koolimaja ka üldse ongi olemas? Tegevusloa saamiseks on seatud tingimus, et koolil peab olema õppemateriaalne baas, mille hulgas siis on ka õppehoone ja see on meil olemas, aga sisuliselt meil seda vaja ei ole. Kui siis ainult eksamite, kooliastme lõpueksamite läbiviimiseks. Ja ütleme nii 99% ajast on meie õppehoone, õpperuumid on tühjad. Seal on suur auditoorium, siis on õpetajate tuba, kööginurk, esik ja ka suur terrass. Kui palju teil õpetajaid on? Õpetajaid on meil 13. Ja kui palju on õpilasi? Ja õpilasi on praeguse hetkega 35. Kui on e-õppe, siis see on ju ka teistmoodi metoodika, ei pea ju loenguid. Ja just. Meil on õppetöös siis kursused jaotatud üldjoontes 2. On veebinaride toega e-kursused sellistes õppeainetes, mida on õppijal iseseisvalt raske omandada, näiteks eesti keel, matemaatika, füüsika, keemia, võõrkeeled ja siis on lihtsalt e-õppekursused, mis sisuliselt toimuvad autonoomselt, kus on siis õpetajate poolt ette antud materjal, enesekontrolltestid ja siis ka juhendid, kuidas seda arvestuslikku hinnet kätte saada. Põhiline on iseseisev töö ikkagi, jah? Jah, just. Et üldkokkuvõttes võib öelda küll, et enamuses õppetööst käib iseseisvalt. Kas rühmatöid ka on? Selliseid küll, kus õppijad pannakse siis üksteise töid tagasisidestama. Kus kohast teie õpetajad siis e-õppe metoodikat õppisid? No, siin on enamus õpetajatest on pärit Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumist, kes siis toimetavad siiamaani siis selles koolis ka Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis. Aga lisaks oleme leidnud siin õpetajaid üle Eesti, et meil on siin näiteks Tapalt õpetaja ja Kuusalust. Ja meil oli vahepeal Pärnust õpetaja, et siit ja sealt. Aga nüüd, et kust me selle kogemuse saime? Et selle kogemuse me saime Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi juures, kus me siis rajasime esimese nii-öelda maksumaksja kulul e-õppe võimaluse üldse Eestis. Ja sellest on möödas nüüd juba 12 aastat mälu järgi. Ma vaatasin teie kodulehelt, et teil on võimalus õppida ka ühte ainukest ainet. Miks seda vaja on? Siin on mitu põhjust, aga üks põhjus on see, et täiskasvanute gümnaasiumidesse jõuavad ka sellised õppijad, kellel siis oma koolist, nad olid oma koolist sunnitud lahkuma erinevatel tingimustel, et kas seal siis ei sobinud see õpperühm või õpetamise stiil või isegi, et õpetajaga oli konflikt. Seetõttu on üksiku aine tegemise võimalus teises koolis just e-õppe teel kõige lihtsam variant siis oma ikkagi kohustuslikud kursused ära teha.
no me oleme nii vähe muidugi toimetanud, tegutsenud, et meil hetkel sellist kogemust ei ole, aga teoreetiliselt on see võimalik ja, et kui koolil, ütleme näiteks mõnel äärealal asuval koolil ei ole mingitel põhjustel võimalik eriala õpetajat saada, et siis on võimalik ka meiega kokkuleppele saada, et ses osas siis lahendus leida. Aga muidugi jah, siin peab nagu märkima seda, et meie need kursused ja kogemus on seotud täiskasvanute õpetamisega. Ehk siis see ei saa päris seda niimoodi üle kanda päevakooli konteksti, et seda peab mõistma. Et siin on nagu suur vahe, et on täiskasvanud õppija ja on siis alaealine ehk siis lapsõppija. Et täisealise õppija on ikkagi ise ennast juhtiv, distsiplineeriv õppija ja seetõttu on ka need õppematerjalid vastavalt üles ehitatud. Aga abiturient saab ikka võtta teie juures ka veel üksikut ainet? Jah, seal on nüüd niimoodi, et selline juriidiline pool on siis niimoodi, et kui õppijal, kes on nüüd näiteks, on oma kooli nimekirjas ja selgub, et tal on siis oma siis mingi X õppeaine omandamisega probleeme seal, kas selle õpperühma või õpetaja tõttu, mis iganes, et siis, ja ta soovib nüüd seda teha meie juures, siis esimese asjana ta peab siis oma kooli õppejuhti teavitama, küsima talt luba, et oleks kindel see, et meie pakutud kursus vastaks siis tema kooli õppekavale, et lõppkokkuvõttes ta saaks siis ilusti selle meie poolt väljastatud tunnistuse arvestada oma koolis, et siis oleks see pool seal paigas. Aga jah, et kuna meie lähtume ka riiklikust õppekavast, nagu kõik teised üldhariduskoolid, et siis sisuliselt seda vahet ei ole seal enamus ainetes. Pärast Covidit e-õppest enam nii palju ei räägita. Kas e-õppe on alahinnatud? Ma arvan küll, et e-õppe on alahinnatud, jah. Et siin võib tuua sellise elulise näite, et kuidas tänapäeval näiteks toimetavad programmeerijad või kuidas üldse, ütleme, noorem generatsioon infot otsib ja ka oma kodu pidamises mingite probleemide lahendamisel infot otsib. Et see on ikkagi iseseisev töö ja läbi interneti, kus siis vaadatakse mingisugused sarnased juhtumid, sealt siis õpitakse ära nende kogemus ja see siis kantakse üle enda argiellu. Ehk siis see õppimine aina rohkem praktikas ikkagi liigub selle tegelikkuse poole, mis on see, et õppimine toimub inimese enda sees. Ja kui ta on need võtted olemas, kuidas õppida, seda infot omandada, oma olemasolevate teadmistega siduda, siis aina rohkem tuleb siis see esile, et see õppimise juures kõige tähtsamat rolli mängib ikkagi inimene ise ja tema motiveeritus. Aga muidugi siin on jah selline asi, et sõltuvalt muidugi teemast, et mõnda teemat on iseseisvalt lihtsam omandada, mõnda raskem. Ja sellest tulenevalt meie oleme ka siis oma need õppeained ära jaganud niimoodi, et kus on see webinari tugi, ehk siis õpetaja nii-öelda selline silmast silma tugi, kus saab siis küsida koheselt ja saab ka oma küsimustele vastuse. Ja siis need õppeained, kus seda tuge nii otseselt silmast silma ei ole. See õpe on ju, peaks väga hästi kokku sobima ennast juhtiva õppija kontseptsiooniga. Ennastjuhtiv elukestev õpe. Nende kontseptsioonidega absoluutselt haakub. Et need oskused, mis saab inimene siin e-õppes osaledes, on siis elukestvad. Ehk siis selline enesejuhtimine, mitte siis kellegi, antud juhul siis õpetaja poolt käskude ootamine, vaid just enesejuhtimine. See on selline oskus, mis see on elukaare lõpuni kasutatav ja väga väärtuslik oskus. Ja kuna tänapäeval just see info on nagu nii kättesaadav, et siis ongi see küsimus, et
kas sa nüüd oskad selle infoga midagi peale hakata niimoodi, et see oleks siis endale kõigile kasulik. Tänapäeval on ju töökohad on ka paljud veebipõhised. Need on kindlasti seotud et see on selline ajastu märk, et mina ise usun seda, et varem või hiljem muutub ka teistes koolides, nendes õppeainetes, kus seda sisu on võimalik väga lihtsasti edastada siin digitaalsete vahenditega, ka seal muutub see selliseks e-õppeks varem või hiljem. Et lihtsalt siin on sellised, ütleme, ajaloost kujunenud lihtsalt viisid selle kooli ülalpidamiseks ja tegemiseks, aga mis ei tähenda seda, et see peaks niimoodi jääma. Et ma võin siin näiteks öelda, et kirjeldavaid õppeaineid, nagu näiteks muusikaajalugu, kunstiajalugu, kirjandus, ka geograafia, et meie kogemus on see, et nende õppeainete sisu väga hea või lihtne edastada ilma õpetajata. Kas videona läbimõeldud siis tekstimaterjalina, audiofailina, mida iganes, automatiseeritud testidena. Ja see töötab. Et siin ei ole nagu ses mõttes mitte mingisugust vahet siis kursuse edukalt lõpetanud arvus sellistel autonoomsetel kursustel võrreldes nende kursustega, kus on siis õpetaja see eestvedaja. Et seal ei ole lõpetamise protsendis mingit vahet. Ma just mõtlen nagu niimoodi, et kui siin mõelda nüüd Eesti kontekstis ääremaastumisele ja ka eesti keele levikule, et siis see e-õpe on minu hinnangul väga hea võimalus sellega seotud probleemide leevendamiseks. Et näiteks, kui me räägime sellest ääremaastumisest, kus on siis väikesed külakoolid, on ilmselge, et seal kõikide õppeainete õpetajaid on keeruline leida, sest lihtsalt inimesi ei ole seal kandis palju. Ja seda saaks väga vabalt lahendada nende e-õppevahenditega. Ja nüüd see eesti keele pool, et kuidas siis aidata saada siis eesti keelt kodukeelena mitte rääkivatel inimestel rohkem kontakti eesti keelega. Toome näiteks Narva. Et siis olekski üks variant seesama e-õpe, kus on siis veebinaride toega keeleõpe, kus nad saavad selle kontakti konkreetselt eesti keele õpetajaga või ka võime ka täiesti organiseerida niimoodi, et teiste eestikeelsete inimestega. Et see sõltub sellest, et mis on see sihtrühm ja mis on eesmärk. Et need on lahendatavad väga lihtsasti, et selle asemel, et hakata siis konkreetselt inimesi, kui ma siin selle Narva näiteks tõin, et Narva organiseerima. Kas teil on juba venelasi ja ukrainlasi õppimas? Antud hetkel ei ole, aga me tegeleme praegu selle poolega, et siis avada see täiendõppe pool, kus saavad siis eesti keele oskust tasandada need, kes on lõpetanud põhikooli venekeelses koolis, et nad saaksid tulla siis eestikeelsele õppele üle. Ja seda võimalust me hetkel, meil on juba välja töötatud see põhise õppekava, aga nüüd me peame juriidilise poole ka sinna üles ehitama, et siis me saaksime pakkuda seda alates meie hinnangul siin maist, et suvel siis inimesed saaksid, kes on huvitatud sellest gümnaasiumisse tulekust, eestikeelsesse gümnaasiumisse, et saaksid juba suvel oma eesti keele oskust lihvida. Teil on tasuline õpe? Jah, meil on tasuline õpe, jah. Aga meil on ka stipendiumide süsteem, ehk siis inimene, kellel on soovi ja motiveeritust ja eelnevad õpitulemused, ütleme niimoodi, et üle keskmise, siis me oleme valmis ka võtma stipendiumi alumisel õppima, ehk siis tasuta õppima. Et see on küll piiratud arv, aga siiski. Ja hetkel ma seda arvu ei oska öelda, sest me ei ole veel kokku leppinud, et selle kokkuleppe me siin töötame välja, aga see eeldab lihtsalt sellist
keskmisest kõrgemat hinnet ja motiveeritust, et me küsime siis sellist motivatsioonikirja sinna juurde. Kui palju ühe õppeaine õppimine maksab? 70 eurot. See on üks kursus, et 35 õppetundi. Aga seal on ka nüüd niimoodi, et kui õppija nüüd tulebki näiteks meil sinna 10. klassi ja tal on näiteks eelnevast koolikogemusest seal osad ainekursused tehtud, siis need me arvestame ära ja siis nüüd see jääk kursuste arv, selle korrutame 70-ga, saame selle üldsumma ja nüüd on inimese otsustada. Me anname nagu sellise valiku võimaluse, et kas ta maksab selle summa korraga, siis ta saab 15% soodustust või ta maksab osamaksetega, aga siis jääb see 70 eurot ikkagi kursuse kohta. Meil on nende kursuste ülesehitamisel arvestatud enesejuhtimisoskustega, kusjuures me veel toetame ka enesejuhtimisoskuste kujunemist. Meil on eraldi valikaine selleks välja töötatud, selle just pikaaegse kogemuse baasil. Täpselt võtted, et kuidas siis saada endale kujundada sellised harjumused, mis aitavad iseseisvalt õppimisega toime tulla. No muidugi selline teema on, et seesama üksikute õppeainete tegemine ja ka üldse meie kooli tulemine, ja seda kommenteeriti ka ministeeriumi poolt, kui me tegevusluba hankisime, et üks selline sihtrühm, kasvav sihtrühm, võib öelda kahjuks, on see, kellel on siis erinevad ärevushäired või psühholoogilised probleemid, mis tõttu talle ei sobi see rühmas õpe. Ja e-õpe on hea võimalus just neile, et ma isegi siin tänast intervjuud ette valmistades vaatasin meie õppijate nimekirja selle pilguga ja siin ligilähedaselt 25% meie praegustest õppijatest kannatavad ka siis erinevate siis tähelepanu või ärevushäirete all. See on ka üks selline teema, mis minu hinnangul ühtpidi on nagu hea võimalus just sellistele õppijatele. Sest näiteks ma võin mingi sellise elulise näite tuua, et kui on ärevushäirega õppija, siis tal on väga keeruline keskenduda teistega koos ühes ruumis olles. Ja tal on isegi raske keskenduda siis, kui ta peab silmast silma kellegagi suhtlema, siis ongi niimoodi, et meil õpetaja näiteks ütlebki, et kui sa ei soovi, siis sa võid veebikaamera välja lülitada, et kuula lihtsalt seda ja kui sul on küsimusi, kirjuta chatti, et siis see nagu kergendab tal seda suhtlemist, et tal ei teki plokki ette. Et mina oma kogemust ütlen, et sellised õppijad võivad väga andekad olla. Lihtsalt selline terviseprobleem kahjuks mõjub nii rängalt sellele õppimise võimekusele. Aga jah, see e-õpe pakub neile võimaluse.